Täna räägiksin teile mõne sõnaga uuest 9000 seeria Hexeldist. Antud masin on jõudnud Eestisse esmakordselt ja mõne sõnaga üldiselt siis 9000 seeria Hexelditest, varasemalt oli ju John Deere'i mudelivalikus ainult 8000 seeria, kuid siis möödunud aastal lisandus ka 9000 seeria Hexeldi mudelivalikusse. Kui rääkida natukene laiemalt Hexeldite mudelivalikust, siis 8000 seeria masinad on saadaval kahe mootoriga, siis 13,5 liitriste ja 9 liitriste mootoriga ja rohukanalid on neil siis 650 mm laiused. Nüüd tulles 9000 seeria juurde, siis erinevus sealt ka välja tuleb. Mootorid on siis veelgi võimsamad ehk 13,5 liitrised ja lisandunud on ka 24 liitrine Liebherri mootor, mis suudab välja arendada siis maksimaalselt 980 hobujõudu. Nüüd rohukanali laiust, mis puudutab, on sellel masinal siis 850 mm, väga suur avavus, suudab alla neelata väga suuri koguseid silo. Kuidas see kõik võimalik on siis selliselt, et esiteks kogu Hexeldi juures 9000 seeriat luues on siis muudetud tugevamaks kõik materjaliga kokku puutuvad komponendid, ehk siis söötavaltsid, nende ajamid, laiemaks on läinud rihmade kiilud, et oleks siis võimalik masina töökindlus parem. Lisaks on söötavaltside avavus suurem, suudab neelata paremini alla suuri koguseid ja tänu sellele on ka siis Hexeli kvaliteet parem, et need komponendid on tugevamad. Vana hea John Deere'i trummel teritamissüsteem toimib siis selliselt, kui trumlit reverseeritakse, see tähendab seda, et kasulik tööpind tuuakse alati ettepoole. Lisaks sellele on trumlid tuntud ka selle poolest, et kui peaks mingil juhul sattuma kivi masinasse, siis see tera on võimeline liikuma trumli sisse, et ei pea neid pärast täielikult välja vahetama, vaid saab selle sama tera siis oma tööasendisse tagasi panna. Söötavaltside poole pealt veel nii palju, et kui nüüd peaks sattuma mingisugune objekt, ootamatu objekt Hexeldisse sisse, siis on Active Stop süsteem olemas, mis hüdrauliliselt suudab siis millisekundite jooksul peatada söötavaltsid selliselt, et need trumlisse ei satuks. Et kõik komponendid on alati kaitstud. Rääkides veel lõiketrumlist, siis tahtsin teile näidata ära ka selle, kui mugav on antud masinal ligipääs siis lõiketrumlile. Ehk et selle jaoks on 3 erinevat viisi. Esimene neist on siis see, et on võimalik pääseda nugadele ligi või neid visuaalselt siis vaadata siit ülemisest eritusluugist, kui me siin 13 võtmega selle luugi lahti teeme. Teine variant on võimalik siis selline ligipääs, kui header on Hexeldil ees. Saate põllu peal keerata siis riivid lukust lahti ja saate siis tekitada sellise veeavause söötavaltside ja lõiketrumli vahele. Ja niipidi on siis võimalik juba ka näha trumli nugasid. Juhul, kui peaks olema vaja vahetada, siis põllu peal saab ka selliselt seda teha. Ja kolmas viis on siis selline, et kui header on Hexeldil eest ära võetud, on võimalik need samad söötavaltsid siis keerata lõiketrumlil eest ära nii-öelda nagu hingedel ukse peal, kus te saate siis täieliku ligipääsu kogu sellele trumlile. Ehk kui teha hooajajärgset hooldust ja kui näiteks on vaja täisring nugasid ära vahetada, siis on võimalik väga hästi nugadele ka sellisel viisil ligi saada. Lisaks on siin nüüd ka hästi näha see John Deere'i tuntud trumli nugade kinnitus. On nad kinnitatud siis 3 poldiga, ehk kui kivitabamus peaks noale tulema, siis need poldid on pingutatud selliselt, et nuga liigub trumlisse siis sisse ära. Pärast, kui visuaalselt olete tähele pannud, et nuga on paigast ära liikunud, siis saate selle tagasi tõmmata väga kergelt. Nüüd edasi jõudes siia masina juurde, siis näeme me väga suuri rattaid, mis on läbimõõduga 2 meetrit ja 15 sentimeetrit ja on nad siis laiad 900 mm. Need tagavad siis omakorda selle, et on väga väike pinnasurve ja kui me räägime just maisi koristamisest, siis see on ju väga tähtis ja Hexeldi läbivus peab olema hea. Ja võin teile väita ka seda, et see Hexeldi on võimeline välja tõmbama ka traktoreid, mis põllu peale on kinni jäänud. Et rääkides siin pidamisest, siis antud masin on varustatud ka ProDrive käigukasti ja nelikveoga, mis on 9000 seerial baasvarustuses. Nelikvedu toimib siis selliselt, on ASR funktsiooniga nii-öelda ja tagasild on varustatud piiratud läbilibisemisega difriga, et jõud juhitakse sinna rattasse, millel on siis alati enam pidamist. Nüüd mõne sõnaga räägin ka jõuülekannetest lähemalt. Selleks tuleb avada meil masina küljepaneel ja saame korraliku ligipääsu sellele võimsale mootorile. Et võib-olla ei ole küll hästi näha praegust, aga
Rihmarattad siis, nagu ennem seletasin, on laiemad 10 kiiluga, et kogu see jõud saaks viidud vajalike komponentideni. Antud masin või 9600 mudel on siis varustatud 13,5 liitrise John Deere enda mootoriga ja suudab välja arendada siis maksimaalselt 625 hobujõudu. Ja kõige efektiivsem pöörete vahemik selle masinaga töötates on siis seal 1700 kuni 1900 pöördeni. Kui masin on koormatud, on kütusekulu paras ja töötab masin väga efektiivselt. Ülekannetest veel rääkides, põlluotsa pööretel on masin võimeline alandama siis pöördeid automaatselt. Ehk kui heedri üles tõstate, masin laseb pöörded maha, liikumiskiirus jääb samaks ja sellega suudate säästa kütusekulu kuni 17%, kas see on siis sisse lülitatud või välja lülitatud. Et väga oluline punkt kogu selle masina juures. Nii, ja rääkides nüüd mootorist veel kord, siis tuleb märkida ära ka see, et John Deere erineb oma konkurentidest selle poolest, et tema mootor on asetatud raamile pikisuunas. See annab masinale või masina efektiivsusele siis selle eelise, et mootori jahutuspakett töötab efektiivsemalt ja tagab selle, et kui mootor oleks risti peal, siis jahutatakse teda ainult ühest küljest ja kui ta on pikki pidi, siis jahutatakse mootorit mõlemast küljest ja selle peale kulub omakorda ka vähem energiat. Kuidas kogu jahutussüsteem toimib, on siis selliselt, et eest masina ülevalt tõmmatakse õhk sisse, külm õhk sisse ja tagant siis nendest avaustest puhutakse kuum õhk välja. Et selliselt töötab Exceldi jahutussüsteem kõige efektiivsemalt ja tänu sellele kulub ka vähem energiat. Mis puudutab konservandisüsteemi, antud masin on varustatud originaalis siis 360 liitrise konservandipaagiga. Sellele lisaks oleme pannud siia veel siis 1000 liitrise lisapaagi, need on omavahel ühendatud ja masin saab siis vajalikud kogused ka meie tingimustes pihustada konservanti, kas siis masina väljalasketoru tuulikusse või siis toru otsa, kui pihustatakse hapet. Nüüd siit edasi liikudes avan võib-olla ruumi, mis viib meie maisimuljurini. Ehk siin on väga palju ruumi, kui te vajate masinast maisimuljurit on vaja eemaldada, siis pääsete sellest ruumist ligi. Radiaatori puhastamine väga lihtne, kerge ligipääs. Maisimuljuri väljavõtmine käib siis elektrilise delfri abil, mida näete siin minu paremal käel. Ja ütleme, see süsteem toimib siis selliselt, et kui see maisimuljur võib ka olla masinaga kaasas kogu aeg läbi terve hooaja, kuigi ei pruugi olla vajalik alati, aga iseenesest, kui on vaja maisi või rohu vahel koristada, siis viljavahetus käib väga kiirelt, et samal ajal, kui selle mehhanismi abil te liigutate rohukanali tööasendist välja, siis maisimuljur liigub tööasendisse sisse. On ta varustatud automaatse keskmäärimissüsteemiga ja selliselt see asi siis siin ka toimib. Nüüd võib-olla nüüd edasi peaks minema siis masina ülesse. Ma panen selle luugi siit kinni ja lähme ronime korra masina peale. Nii. Et kõik selle aasta Hexeldid John Deere on korraldamas kampaaniat, on varustatud siis Harvestlaabiga. Mida see Harvestlaab teeb, on siis tegemist infrapunaanduriga, mis mõõdab söödas sisalduvat kuivainet, seeditavaid, seedimatuid kiudaineid, suudab teha siis proovi ja vastavalt sellele reguleerib ka heksli pikkust. Et kui ma selle kaane üles tõstan, siis te näete, see andur on asetatud siia väljalaadimistoru peale ja töötab siis selliselt, et ta peegeldab valgust nii-öelda tagasi selle sööda pealt, ta valgustab sööta ja tagasi peegelduva valguse pealt siis suudab masin teha järeldused, milline on kuivaine sisaldus ja vastavalt sellele siis reguleerida automaatselt heksli pikkust. Et üleüldiselt see 9000 seeria, mille järgi teda võib eristada võrreldes 8000 seeriaga, siis on tema disain väliselt natukene muutunud. Endiselt on masina peadisaineriks siis Porsche disainer, kes on andnud masinale kuju ja külje pealt võib teda siis eristada selle järgi, et tema jahutussüsteemi väljalaskeavad on tumedamat värvi kui tavaliselt. Et kabiini istudes siis avaneb meil siin korralik nii-öelda miljoni vaade, et mille poolest John Deere'i kõik kabiinid on tuntud, on see, et nad on väga hea vaateväljaga, et siin ees on korralik panoraamklaas, nurgapostid on kitsad, vaateväli on lai, et kui operaator nüüd siin juhiistmel istub ja teeb oma igapäevast tööd, siis ta ei pea nii-öelda nõjatuma rooli najale, vaid saab siis
stressivabalt nii-öelda siin istuda. Mis puudutab nüüd juhtimisseadmeid, siis kõik on lahendatud väga ergonoomiliselt. Peamine joystick on siis seesamane siin, kus on kõik masina juhtnupud ja juhtimine käib siis sellesama hoova abil. Heedri lülitus käib 1, 2, 3 nuppude abil, ehk siis number 1 on põllu otsas heedri tõstmine, number 2 on langetamine kopeerimisasendisse ja 3 siis näiteks, kui on lamandunud vili. Et kõik need mälud on eraldi salvestatavad, väljalaadimistoru juhtimine käib selle nupuga, heedri sisselülitus siit ja käsitsi saab ka heedrit siit liigutada. Kui nüüd peaks sattuma mingisugune kivi või muu objekt heedrisse, siis vajutame seda kollast nuppu ja saabki väldimegi selle, et takistus masinasse satub. Siin minu paremal käel on siis nurgapost, kus kuvatakse masina põhilised tööparameetrid ehk liikumiskiirus, mootori koormus, kõige efektiivsem või magusam koht on siis see tumeroheline ala siin, kus masin on kõige efektiivsemalt koormatud. Sellel hetkel on ka kütusekulu kõige väiksem. Ekraan väga loogiliselt üles ehitatud, siia saame panna kuni 5 nii-öelda kodulehte või töölehte. Saame siit käitada siis teritusprotsessi või vastulõiketera reguleerimist, saame muuta erinevaid tundlikkusi kividetektorile, metallidetektorile, et erinevad kodulehed on erinevad konfigureeritavad, iga operaator saab ka siin juhtjoystikul konfigureerida oma funktsioonid erinevate nuppude alla. Põlluotsa automaatika või põllul töötamise automaatika või põllult lahkumise automaatika on ka olemas, vajutades seda sama OK-nuppu siin, pakib siis masin ennast automaatselt kokku, väljalaadimistoru läheb koduasendisse või tööasendisse. Mootori pöörded saab panna siis ka automaatrežiimile, nagu ma enne mainisin ka, siis põllu otsas masin laseb pöörded alla ja saab ka käsitsi pöördeid siin lisada. Automaatne difrilukk on masinal olemas ja nelikveosüsteemi saab ka panna siis automaatselt funktsioneerima. Maanterežiim lisaks veel, et maanterežiimil ka masina pöörded on võimalik siis alandada kuni 1600 pöördeni, ehk siis mootori pöörded ei ole kogu aeg põhjas ja see kõik on ette nähtud siis selle jaoks, et kütust säästa. Loomulikult saab siit juhtida veel konservandisüsteemi, on siis võimalik pihustada tonnipõhiselt, harvestlaabi olemasolul ka kuivaine tonnipõhiselt ja kõik see asi käib läbi selle puldi. Üleüldiselt on kõik nupud toodud ühe käe alla välja, et operaator ei peaks väga palju kuskile oma kätt välja ulatuma, et kõik on ühes kohas nii-öelda saadaval ja ütleme, kogu see loogika ja ülesehitus on kooskõlas ka John Deere traktoritega, et kes nendega on tööd teinud, siis ei ole võõras istuda siia Hexeldisse selles mõttes, et võib juba aimata, mida miski nupp võib teha. Teisest puldist läbi käib siis kogu automaatroolimise info ja harvestlaabi süsteemid, et kui vainet on võimalik näha siis sellest monitorist, on võimalik seada omal automaatroolimise radasid. Kui masinal on ees maisiheeder, siis on võimalik panna masinat navigeerima ka maisi reavahet järgides. Kui nüüd reavahe peaks ära kaduma, siis masin automaatselt sõidab edasi GPS-i põhiselt ja kui reavahe taastub, siis võtab reajuhtimine jälle ennast üle. Aga üleüldiselt on kabiinis väga palju panipaiku. Loomulikult on siin sees ka külmik suur, mis mahutab kõik vajaliku toidumoona operaatori pikkadeks tööpäevadeks, sest kui silo tehakse, siis silo tööpäevad on pikad, süüa saab siin samas, selle sama tooli saab lauaks teha, on võimalik kõik asjad panipaikadesse ära panna ja peab ütlema, et üks väga äraütlemata mugav töökoht, kus isegi tahaks tööpäeva veeta.